Tere, kallis Student TV vaataja! Tallinna Ülikool marsib koos Raekoja platsile, et sealt edasi minna Vabaduse väljakule, kus koos ühtselt vastu võtta öölaulupidu. Mis häält teeb hunt? Mis häält teeb rebane? Rau! Kellega tegu? Pingviintuks. Kust koolist? IT-kolledž. Mida arvab pingviintuks tänasest ilmast? Kuradi külm on. Tuult ja külma ei karda täna? Ei, pigem mitte, et meid on küll vähe, aga kõige vapramad on kohale tulnud, et kahjuks on vähe võrreldes kevadega. Kevadel on parem ilm natukene, aga saame hakkama. Küll tuleb juurde. Kuidas tuju on seni? Väga šef on, ütleme, et muusika on hea, inimesed on väga šefid, teevad siin mingid tantse ja vaikselt ise ka. Ja ametlikult võib öelda, et tudengipäevad on alanud! Hetk tagasi avati Raekoja platsil tudengite päevad. Oleme jõudnud siia Vabaduse väljakule, kus praegu toimub öölaulupidu. Uurisime Ivo Linnalt, mida ta arvab. Karge. Ütleme, et kargem kui eelmistel aastatel, sellepärast, et ilmataat võttis asja ilmselt väga tõsiselt. Kui sügis algas nii-öelda kalendri põhjal, siis ta algaski ja paljud ju kurdavad, et väga külm on, aga mina külma ei karda ja selles mõttes meeleolu väga hea. No siin oleks tegelikult sooja soovitus, et kui kellelgi on külm, siis võtku oma partneril ümbert kinni, tantsigu, tehku endale kuidagi füüsilisel kombel sooja ja laulgu valju häälega kaasa, ega siin tegelikult hullu pole midagi. Aga see repertuaar tänane, mis selle puhkpalliorkestriga on, no ta on ühest nurgast teise, seal on Saaremaa valts ja Isamaa armas ja Ülge all ja kõik need lood. Ja mina arvan seda, et kui rahvas neid laule ju teab peast, eks ole, ja kui ta laulab kaasa, siis tegelikult see tuntud repertuaar, see ikka kütab rahva lõpuks üles ka, pole häda. No teatud mõttes sel aastal muidugi oli see plussiks, et 25 aastat möödus nagu sellest pöördelisest 88. aastast ja eks sellised ümmargusemad numbrid, need ajavad rahvast rohkem kokku ja elevile. Ja ma arvaksin seda, et ju siis rahvas tunneb selle me oleme ju hoopis uude ajastusse sattunud, Facebookid ja värgid ja suhtlus käib teisel tasandil, aga ju siis rahvas tunneb seda tahtmist, et olla ka füüsilisel kujul koos ja koos laulda ja mitte ainult suhelda arvutiga, nii et küllap see ühes olemise tunne on see kõige tähtsam mõjur, ütleme nii. Väga lahe oli, aga väga vähe kuulsin ja ütlesin liiga hilja. Mis laule te kuulsite? Ma ei tea, see mingi palmilaul ja siis sealt edasi. Ma ei mäleta. Kas külm teie meeleolu ei rikkunud ära? Ei, saab natuke hüpata ja tuleb soe sisse. Päris tore oli. Mis laul enne meeldis? Kõige rohkem meeldis see laul, mille sõnu hetkel ei mäleta. Ma sain kaasa ümiseda. Milleski puudust tunne? Hetkel mitte soe võiks olla. Kuna see oli mu esimene, siis mulle meeldis see väga. Milline laul enim meelde jäi? Milline laul kõige enam meelde jäi? Ilmselgelt viimane. Ei, mulle meeldisid kõik, mul on need sõnad täiesti peas, nii et kõik jäid meelde. Kuidas külm meeldis? Mul ei ole külm. Mul ei olnud külm. Mis on su saladus? Eesti trikoloor oli mu saladus. Tõesti kiidan tegijaid, väga lahe oli, aga natuke oleks võinud rohkem isamaalisi laule alla. Ei jäänud sellest muljet, et vähe esinejaid oli? Oli küll, Anti Kammist oleks võinud olla. Aga Ivo Linna käite rahule? No koos oleks parem olnud. Ega külm ei olnud juhuslikult? Oli küll. Aga sellest polnud midagi, et laulud soojendasid ja kõik oli väga ilus isamaaline. Meeldis, aga natuke liiga lühikeseks jäi, et oleks võinud veel tund aega kauem kesta. Kas Koitu igatsend? Igatsesin küll, et see on nagu traditsiooniline laulupidude selline lugu, et seda oleks võinud esitada. Vihmavari murdus pooleks. Kas suurest meeleolust?
suure tõenäosusega küll, küsige selle neiu käest siin. ma toetasin selle peale. kuidas teile meeldis Tallinna öölaulupidu? Väga kihvt, väga tore oli. On ehk mõni isamaaline laul, millest te tunnete puudust? Ei ole küll sellist tunnet. Kõige rohkem tunneme puudust ikka sõpradest. mis on teie retsept külma peletamiseks? Hüpata ja olla koos sõpradega. tantsida ja kaasa laulda. Normaalne iseenesest, aga eelnevatel aastatel on parem olnud. kas õhukese pusaga külm ei olnud? Ei, täna on väga soe ilm. Tähendab, meeleolu iseenesest oli hea, aga külmust tekitas külmust. lava peal kuidagi külmust peletada ei proovinud? Noh, need vahendid olid küll kahjuks lava taga. Aga ma loodan, et rahvas oli targem ja nägi seda ette ja seal esireas oli ka näha, et inimesed tegelesid tugevalt soojendamisega. nii et publikuga jäite rahule? Publikul oli ka külm tegelikult, et ütleme lõpupoole hakkas publik ka sulama, et ütleme vahepeal kahjuks oleksid võinud tiba ärksemad olla, aga ma ütlen ma arvan, et sellise ilma kohta oli hea publik. soovite tudengitele midagi edaspideks soovida? Tudengitele ma soovin, et nad ikkagi peaksid häid vanu Eesti viise meeles oma tudengijoomingutel, mis ei tähenda, et ei võiks ka uusi laule laulda, aga tore, kui ütleme vanu häid viise peetakse meeles.